Trump lõpetas sõjalise priileiva, mis oli aastakümneid jõukaid liitlasi ülal pidanud. Ja sel kolmapäeval, 27. mail 2026 ilmneb tulemus maailma julgeoleku kõige karmimas punktis. Vana tuumaarsenal on taas laual. Prantsusmaa ja Ühendkuningriik tugevdavad tuumaalast koostööd. Macron püüab müüa Prantsuse heidutust kui kilpi Euroopale. Lõuna-Korea kiirendab tuumajõul töötavate allveelaevade arendamist. Kanada vaatab üle oma sõltuvuse F-35. Saksamaa kiirustab sõjaliste ostude vabastamisega. Ja NATO tunneb juba, et Washington ei taha enam üksi kanda nende kaitset, kes on aastaid Ameerika Ühendriikide üle kaevanud, samal ajal kui kasutasid Ameerika kaitset tasuta kindlustusena. Tegelikkus on nende jaoks lihtsam ja palju ebamugavam. Trump sundis liitlasi ise oma kulusid katma ja nüüd jooksevad need valitsused kastide järele. Allveelaevad, laskemoon, rasketööstus ja tuumaheidutus, sest nad avastasid, et ilusad kõned ei kaitse piiri. Mida need liitlased nii kaua varjasid? Miks nad jooksid relvalattu alles siis, kui Trump kraani kinni keeras? Kuidas Trump muutis nõudmise avalikuks ülestunnistuseks? Ma räägin sulle sellest kohe kõigest. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Seda sammu peetakse mandri jaoks suureks muutuseks. Prantsusmaa asetab end Ameerika kaitsele osalise alternatiivina, sest teab, et mugava sõltuvuse aeg on lõppemas. Macron räägib edasi jõudnud heidutusest, Rafali hävitajatest, liitlasbaasidest ja koostööst teiste Euroopa jõududega. Kõne kõlab suurejooneliselt, kuid paljastab lihtsa ülestunnistuse. Kui Euroopa peab nüüd tormama vana tuumaarsenali juurde, siis on see sellepärast, et ta on liiga kaua oma enda julgeolekut teistele delegeerinud. Ühendkuningriik liitus selle liikumisega juba enne, kui uus surve jõudu kogus. 2025 aasta juulis teatasid prantslased ja britid Northwoodi deklaratsioonist, et laiendada koostööd oma tuumaarsenalide vahel. Säilitades riiklikud otsused, kuid koordineerides poliitikat, võimekust ja tegevust. Just siin pöörab Trump olukorra pea peale. Aastaid nõudis ta, et NATO liitlased kulutaksid rohkem, sõltuksid vähem USA-st ja lõpetaksid käitumise, nagu oleks Ameerika kaitse eluaegne pension. Trumpi vastane meedia nimetas seda ähvarduseks, arrogantsiks ja isoleerituseks. Nüüd, kui need samad liitlased tormavad kulutusi suurendama, arutama tuumarelvi, ostma hävitajaid ja avama tehaseid, on selge, et surve töötas. Nad ei anna Trumpile matti. Nad alluvad reaalsusele, mille Trump lauale pani. Lõuna-Korea kinnitas seda arusaama maailma teisel poolel. Lõuna-Korea valitsus esitas ametliku plaani arendada tuumaenergia jõul töötavaid allveelaevu, eesmärgiga panna esimene alus tööle 2030. keskpaigaks. Axios teatas sel kolmapäeval, et Seoul soovib seda tehnoloogiat kasutada riigikaitse tugevdamiseks pingete tõttu Põhja-Koreaga pärast Ameerika Ühendriikide novembris antud heakskiitu. Jai nimetas programmi iseseisva kaitse sümboliks. See väljend ei tekkinud juhuslikult. Lõuna-Korea elab Põhja-Korea ähvarduse, Hiina surve, tehnoloogilise konkurentsi ja piirkondliku sõjaohu keskel. Kuigi Seoul on ajalooline liitlane Washingtoniga, mõistis ta, et rikas, industrialiseeritud ja arenenud riik ei saa igavesti sõltuda Ameerika sõdurist, Ameerika maksumaksjast ega Ameerika laevastikust. Trump on alati öelnud, et rikkad liitlased peavad ise oma kaitse eest rohkem maksma. Kui Lõuna-Korea otsustab kodus tuumaallveelaevu ehitada, kasutades oma enda laevaehitustööstust ja tehnoloogilist baasi, teeb ta täpselt seda, mida Trumpi doktriin nõudis. Vähem juttu, rohkem vastutust. Kanada sai samuti sõnumist aru. Reuters teatas 21. mail, et Ameerika Ühendriigid peatasid oma osaluse alalises kaitsenõukogus Kanadaga. Samal ajal, kui Washington nõuab kulutuste suurendamist ja kindlamat otsust 88 F-35 hävitaja ostmise kohta. Sama raport tõi välja, et Ottawa võib jagada hanket ja kaaluda alternatiivina Rootsi Gripeni hävitajaid. See juhtum näitab silmakirjalikkuse ulatust. Kanada kritiseerib Donald Trumpi, kurdab Ameerika surve üle, räägib autonoomiast,
kuid samal ajal sõltub sellistest struktuuridest nagu NORAD, Ameerika sõjatehnoloogiast ja jagatud mandrikaitsest. Kui Washington nõuab proportsionaalsust, tormab Ottawa üle vaatama oste, otsima alternatiive ja rääkima uutest liitudest keskmise mõjuga riikidega. See on vana liitlase liit, mis avastas, et arve on kätte jõudnud. Saksamaa on jõudnud samasse parandusetappi. Berliin reformib oma sõjaliste hangete agentuuri, et kiirendada investeeringuid, laiendada innovatsiooni, parandada projekte Euroopa partneritega ja anda suuremat kaalu tehnoloogiatele nagu droonid. Reuters teatas 20. mail, et see muudatus on osa suuremast pingutusest Saksamaa relvajõudude ülesehitamiseks pärast aastaid kestnud alainvesteeringuid. See detail on väga oluline. Saksamaa on Euroopas suurim majandus ja on aastaid olnud allpool seda sõjalise vastutuse taset, mida tema suurus nõuaks. Kui Ameerika Ühendriigid kandsid Euroopa julgeoleku põhikoormat, arutas Berliin protsesse, bürokraatiat, odavat energiat ja kaubandust. Nüüd peab Saksamaa kiirendama oste, ümber korraldama struktuure ja reageerima uuele julgeolekukeskkonnale. Euroopa sõjatööstus on samuti selle pöördega kaasa minemas. KNDS, Prantsuse-Saksa kaitsetööstuse grupp, teatas tugeva tulu- ja tellimusraamatu kasvust 2025 aastal ning plaanib börsile minekut hiljem 2021 aastal. Reuters teatas, et Euroopa nõudlus raskerelvade järele on kasvanud koos kaitsekulutuste suurenemisega. See liikumine näitab, et Euroopa paneb nüüd raha sinna, kuhu varem ainult sõnu pani. Tankid, laskemoon, suurtükivägi, droonid, juhtimis- ja õhutõrjesüsteemid on taas otsuste keskmes. Vana jutt demokraatlikest väärtustest ei hoia piiri, ei kaitse sõjaväebaasi, ei püüa kinni rakette ega asenda tööstustootmist. Trump sundis liitlasi vaatama maailma sellisena, nagu see on, mitte sellisena, nagu bürokraadid tahaksid, et see oleks. India tugevdab selle pöörde veel üht aspekti. New Delhi liikus edasi 114 Prantsusmaalt pärit hävitaja ostmisega, mille tehingu väärtus on lennundusväljaande andmetel hinnanguliselt $39 miljardit. Tehingu eesmärk on moderniseerida India õhujõude ja suurendada kohalikku tootmist. See samm ei ole ainult sõjaline ost. See on märk sellest, et suured riigid soovivad mitmekesistada tarnijaid, tuua tootmine kodumaale ja vähendada haavatavust. India jaoks tähendab see strateegilist autonoomiat. Kõige tugevam punkt tuli uudisega, et Pentagoni plaanid kriisi korral vähendada osa NATO liitlastele kättesaadavatest võimekustest. Wall Street Journal teatas sel kolmapäeval, et arutlusel olevad kärped hõlmavad strateegilisi pommitajaid, mereväevahendeid ja tankerlennukeid. Strateegias, mille eesmärk on anda rohkem vastutust Euroopale ja keskenduda tähelepanu Vaikse ookeani piirkonnale Hiina taustal. See on muutuse tuum. Ameerika Ühendriigid on endiselt maailma suurim sõjaline jõud. Aga Trump ei nõustu enam sellega, et Washington annab kõik, maksab kõik, kaitseb kõike ja saab ikkagi liitlastelt, kes ise oma osa ei tee, pahalasena koheldud. Taani peaminister Matt Frederiksen ilmub samuti selles uues faasis, öeldes, et vana maailm on kadunud või kiiresti muutunud ning tõenäoliselt ei tule see enam endisel kujul tagasi. Üritusel Science Po 2026. aasta jaanuaris rääkis ta sellest Euroopa hetkeolukorrast ja vajadusest kohaneda uue korraga. Tema sõnavõtt näitab, et Euroopa juhtkondadele on olukord kohale jõudnud. Vana, mitteametlik kokkulepe oli mugav. Washington kandis rasket kaitsekoormat, Euroopa hoolitses diplomaatilise kuvandi eest ja meedia süüdistas vabariiklastest presidente, kui arve läks suureks. Trump murdis selle teatri. Nüüd räägivad liitlased koalitsioonist, tööstusest, valmisolekust, arsenalist ja piirkondlikust kaitsest. Sõnavara muutus, sest priileiva sõit tuli päevavalgele. Tuumaarsenal on taas keskmes, sest see on suveräänsuse kõige karmim keel. Mina olen Milson Alves Global ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid on video kirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese kogukonnaga.